Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Sünnitusel on kõige tähtsam järgida oma sisetunnet. Kui sa tunneksid ennast mugavamalt haiglas, kus abivalmis personal on kõrvaltoas, võid sa juba varem sinna minna. Kui sul oleks mugavam aga kodus tuttavas keskkonnas, ei pea sa sinna ruttama. Aga räägime nüüd sellest, millal siiski peaks haiglasse minema. Brit on viimaseid nädalaid rase ja ootab oma esimest last. Käisime ämmaemand Mareti käest uurimas, kuidas aru saada, millal sünnitustegevus on alanud ja millal tuleks sünnitusmajja minna. Ma saan aru, Brit, et sul on tekkinud küsimusi selle kohta, et kuidas sa sünnituse alguse ära tunned ja millal on õige aeg tulla sünnitusmajja, et mida sa täpsemalt teada tahad? Kas on mingeid kindlaid märke, mis võivad eelneda sünnitusele, et saaks aru, et on varsti lähenemas? On olemas märgid, aga need ei käi kõigil naistel. Umbes paari nädala jooksul enne esimest sünnitust võib naisel limakork ära tulla. Ka tupevoolus võib suureneda. Laps vajub enne sünnitust alla, mis suurendab omakorda survet põiele. Päris vahetult enne sünnitust võib naisel kõht lahti minna, keha puhastub. Emakas hakkab sünnituseks ette valmistuma. Mõnikord tulevad naisel ka ebatuhud. Kui naine ei ole varem sünnitanud, ei olegi neid eriti kerge õigest sünnituse algusest eristada. Soovitatav on sel puhul minna vanni või duši alla, umbes 36-37 kraadi. Seal võiks olla umbes tund aega ja kui tegemist on ebatuhudega, lähevad nad mööda, kui aga on tegu päris sünnitusega, saab see ainult hoogu juurde ja vesi aitab sünnitusprotsessi ka kiirendada. Aga oletame, et mul on siis juba päris tuhud peal. Kui tihedad nad peaksid olema, et haiglasse tulla ja kuidas ma neid vahesid üldse nagu mõõta saadad? Need tuhud jällegi kõige olulisem sünnituse, nagu ütleme, et sünnituse puhul, et kuidas teada, millal tulla sünnitusmajja, on sinu sisetunne. Kui sa ikkagi tunned, et sa pead minema sünnitusmajja, siis tule sünnitusmajja. Et isegi kas või kontrolli. Aga üldiselt, kui naine ei ole ennem sünnitanud, siis need tuhud võiksid olla 4-5 minuti järgi ja nii olnud paar tundi. Võt siis on õige aeg tulla sünnitusmajja. Et kui sa elaksid nüüd kaugel, ütleme tund aega sõita, et osad naised meil tulevad ju Raplast ja Haapsalust sünnitama, et siis võiks olla see tund aega, et tund aega siis sõiduks veel. Et muidu on väga ebamugav autoga tulla. Aga kui nüüd näiteks oleksid juba varem sünnitanud, siis pead rohkem vaatama tõesti seda sisetunnet ja võib-olla mitte nii pikalt ootama, et aga 5-6-7 minuti järgi võiksid need tuhud olla ja võib-olla tund vaatad niimoodi 2, et naised, kes on sünnitanud, nad ikkagi oskavad võib-olla ka paremini ära tunda seda, millal oleks nüüd hakata vaja tulla. Tuhude mõõtmiseks võtta enda lähedusse kell ja pane käed kõhu peale. Kui kõht hakkab kõvaks minema, vaata sekundi seierit. See on tuhu algus. Kui kõht hakkab pehmemaks minema, see on tuhu lõpp. Üks hea tuhu on umbes 45-60 sekundit. Aega mõõdetakse ühe tuhu algusest teise tuhu alguseni. Kindlasti ei tasuks neid kohe esimestest tuhudest mõõtma hakata, sest muidu sa väsitad ennast liigselt ära. Toimeta alguses rahulikult kodus. Paki näiteks haiglakotti. Beebiliigutusi tuleb jälgida. Kui nendes on muutusi, tuleks minna kontrolli. Sünnitus ei alga alati tuhudega. Et võivad ka veed puhkeda. Ja mida siis tähele panna, kas värvust või... Just. Et kui sul puhkevad looteveed, siis vaata lootevete värvust. Kas valge WC paberi peal või sideme peal. Et see lootevete värvus on meie jaoks väga oluline indikaator. Tavalised normaalsed looteveed on sellised roosakad, läbipaistvad, seal võib olla sellised valgeid lootevee tükikesi sees. See on kõik normaalne. Mõned väiksed verekiud võivad ka sees olla, et see ei ole midagi halba. Aga kui need veed puhkevad, siis ma pean kohe tulema või on veel mingi... Vaatad seda kellaaega, mis kell puhkesid. Küsid oma tita käest, kuidas sul seal läheb? Küsid nende liigutust, vaatad neid liigutusi. Kui tita ennast ilusti liigutab, veed olid selged, siis sa võid olla kodus 6-8 tundi. Ja siis tuled ennast meie vastuvõttu näitama. Sünnitusmajja tuleks tulla peale sünnitegevuse algust umbes tunni jooksul. Kui sünnitus algab enne 37. rasedusnädalat või kui looteveed on kollakad, rohelised või pruunid. Sünnitegevuse alguses on mõningane määrimine normaalne, aga kui tekib lausa verejooks, siis tuleks kiirabi kutsuda.
ükski nendest olukordadest ei tähenda, et beebiga kindlasti midagi halvasti on, aga need on olukorrad, kus on parem ema ja beebi varakult üle kontrollida. Kiirabi võib kutsuda ka juhul, kui endal transporti ei ole, sest tuhude ajal autorooli istuda ei tohiks. Loodan, et saite nüüd selgemaks, milline see sünnituse algus välja näeb ja millal võiks hakata samme seadma haigla poole, et oma beebiga päris esimest korda kohtuda. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.